No tervist! Täna oleme jälle siin Mersuga siis ja täna olen ma Mersu siia kraasi ajanud ja täna hakkame siis Mersut remontima. Mis siin teha siis on kõik? Nagu näha, siin on uus veepump, siin on selline asi, nimetatakse siis vedrukannuks, see käib kere küljes, siia sisse käib vedru, et see vana, mis seal on kere küljest veits lahti tulnud. Et see on tegelikult nende vanade Mersude üks suht tüüp igasi vist, et mädaneb kere küljest ära ja siis hakkab kolistama või lendab vedru üldse laiali. Siis siin kapoti all on veel üks asi. Nii, vaatame, kas on aru saada üldse. Seal all on üks toru, all on loik, et mõned nädalad tagasi hakkas roolivõim lekkima. Seal on ka toru, kus on vahel mingi metallijupp, mis on ilmselt ära mädanud, et proovib sinna vasktoru vahele panna ja äkki saab korda. Kraasi ma ei ole ka väga palju siin näitanud tegelikult üheski videos, et nagu näha, siis vaikselt panen siin soojustust seintele. Siin on juba soojustus olemas, aga siin on plaadid juba peal. Seal ukse juures on samamoodi. Ja siis üks kõige ägedamaid asju kindlasti on see, et kraasis on kütega sees. Et praegu on päris hea tegutseda siin, et väljas on -kraadid ja siuke hea tuli on all. Umbes 15 kraadi on ruumis praegu, et see on täitsa mõnus selles suhtes. Aga kaua ma ikka siin lobisen, et hakkame tööga pihta. Ja nii, roolivõimutoru on siin ja lekke koht on tuvastatud. Ei olegi siit äärast ära mäda, nagu ma kahtlustasin, vaid on toru ise katki läinud. Ausalt öeldes siis see on pigem halb tulemus. Et ma ei kujuta ette, kuidas ma mingi vasktoruga seda siin parandama hakkan, et kui vasktoru saab painutada, siis võib-olla isegi saab, aga et ma ei tea, ma pean midagi välja mõtlema, mis ma sellega teen siin nüüd. No nii, seis on nüüd siuke, et ma ei tea, ma mingi siukse lahendusega proovin selle lekke pidama saada. Et ütleme nii, et uus toru tuleb niikuinii osta. Aga lihtsalt, et saaks hajutiselt ära, et saaks kuidagigi sõita nii, et see ei leki. Ma olen nõus, see on päris jube tegelikult, et noh, niiviisi ei peaks kohe kindlasti mingit torusi parandama. Aga noh, ajutine lahendus. Ajutised lahendused on igavesed nagu ikka, aga siukest asja ma küll siia igavesti ei jäta. Millagi uue toru saab, siis paneb uue. Vaatame, kas see hakkab siis pidama ka või mitte. Ma panen ta külge siia ja... No nii, proovime järgi siis. Vaatame, kas nüüd on timm. Uks lahti, on ikkagi tossav diisel. Aisutab siin toa täis muidu. Nii. Ja nüüd. Vaatame üle siis. Nii. Kus ta meil on siin? Nii. Tundub, et on timm. Ma filmimise jaoks panin teist korda juba. Et esimese korra oli timm ja tundub, et praegu on ka timm, et ei leki. Näeb küll väga jube välja, nagu siit. Vaatan, tekitan siin silmavähki teile sellega. Panen selle teist pidi. Nii. Näeb päris räige välja, aga ma ei tea. Uue toru saab, siis see muutub, et ma kuskilt sebiks uue toru ja siis on parem, aga praegu ma arvan, ajutiselt kärab küll, et sõita vähemalt saab, et roolivõim ei leki tühjaks. Nii. No peaks veits juurde panema, ma panin siia suht vähe sisse. Aga tundub, et on kuiv, et mingit loiku nagu alla ei jää, siis on hästi juba. Ma arvan, et ma hakkan siin asju siis kokku sättima vaikselt ja siis võiks
valmistuda selleks veepumba vahetuseks, et siit kõik lahti kakkuda. Selle ventikaga hakkab pulli saama. Seda ventikat ma olen proovinud, ma ei ole seda nagu lahti saanud. Ma kunagi sain üli hästi selle lahti, aga lambist üks hetk see ei tahtnud enam lahti tulla, et seal on see valepoolse keeramiga mutter, aga see ei taha nagu lahti väga tulla, et peab võib-olla kuskilt siit kullinukkadega kõvasti kinni hoidma ja saab lahti. Kui selle juba lahti saab, siis on lebo. Jaotuse telk välja, pump lahti ja uus külge võib-olla ei ole väga suur töö. Ma arvan, tänase õhtuga ma seda tehtud ei saa, kell saab 7 hetkel. Päris poole ööni ka jaurata ei viitsi, et eks vaatame. No nii, hakkasin siin veepumba vahetuseks juba asju lahti võtma. Sain siit selle ventika siduri kätte, mida oli ilge ebla kätte saada, aga kätte ma ta sain. Ja selles suhtes on täna kell juba nii palju, et 10 on hetkel kell, et ma arvan, ma panen tänaseks kokku ära, siis tegeleme homme. Veel selle roolivõinu torugu seal all. Vahepeal tegin väikse sõidu ka, et lekib ikkagist. Aga vähem kui ennem selles suhtes, et väike tilkumine ainult. Õhutasin ka seda juba siin. Sellepärast, et roolivõimus oli õhk sees. Ma mõtlesin, miks rool nii raske on ja kuradi värki siis tuli välja, et õhk on sees. Tegin selle õhutamisega ära, aga eks vaatab, kui millalgi uue toru saab, siis paneb selle külge, et see on, selles suhtes on lihtne vahetada. Aga eks näeme siis homme hommikul. Tavai! No nii, hommikust. Uus päev on käes. Ja hakkame siis selle mersuga siin edasi tegelema. Ja prooviks tänase päeva jooksul selle veepumba ära vahetada. Ma arvan, et see õnnestub, sellepärast et see veepumba vahet ei tohiks nii raske olla. Ja siis vaatab juba jooksvalt edasi, mis teeb. Ahi ka siin mõnusalt juba kütab. Väljas on siuke -5, -6 umbes. Hetkeseisuga on väga soe veel ei ole. Võib-olla see ikka paar kraadi on sees sooja, aga küll juurde tuleb. Aga eks ma hakkan siin siis vaikselt tööle. No nii, vana veepump on käes ja selline ta siis on. Prooviks ringi ka korra ajada, vaataks, mis ta teeb. Ma ei tea, kas see on kuulda, aga sükest kriginat teeb ja ta ei taha üldse ringi käia, et ta peaks nagu veits võib-olla käib, aga kehvasti ikka. Siin on vana mersu veepump. Isegi see käib paremini, näed. Ja see ei tee sükest häält, et viimane hetkel ära vahetada, et ilmselt varsti oleks see veepump kinni jäänud. Nüüd uus veepump on siin sees ja tuleb külge panna. Et ei olnud kõige raskem kätte saada selles suhtes, et siin on see rihmapinguti, siit tuli kõik lahti võtta. Niiviisi sükses asendisse keerata ja siis mahtus täitsa välja see pump siit. Aga eks ma tegutsen siis edasi. No nii, õhtu on käes ja mersul on uus veepump peale. Siukene siis on. Et kell on päris palju juba täna, et mis meil on 5:30 läbi juba. Et saisin päeval igast teisi asju tehtud, et väga ei jõudnud tegelda, aga vaatame siis. Ma panin siia veits silikoniga vahele, et oleks kindel, et ta ei hakka lekkima. Ja siis vaatame, võib-olla tänaseks läheb topp ära ja ei hakkagi siin testima, et tegeleb homme äkki. Et kell juba palju. No nii, uus päev on käes ja prooviks täna siis selle veepumba vahetusega lõpuni jõuda. Et eile sai siis veepump peale
ja täna ei ole midagi muud kui jaotussedelik sisse kallata ja auto käima panna, ära õhutada ja ongi korras. Ja siis vaatame juba edasi, mis saab, et siis saab selle vedrukannuga tegelema hakata. Vot, aga eks ma hakkan siin tegutsema siis. No nii, tulin siis väiksele sõidule ka mesaga, et sõidan mootor ilusti soojaks ära, siis saab kindlalt ära õhutada. Hetkel on mootori temp on juba peaaegu 80 kraadi. Tervelt -1 on väljas praegu. Et teeme sükse väikse tiiru ja siis vaatab edasi juba, kuidas see jaotussedeliku tase on, et ega siin külmaga on suht kehva õhutada, ega siin ei saa aru, millal auto kuumaks läheb. Sest tavaliselt siukse külmaga auto kuumaks ei lähegi. Siin on siuke mõnus jäide tee. Kurat. No nii, lähme vaatame väljas ka, mis seal kapoti all toimub. Nii. Mis see jaotussedeliku tase on siin? Näed, paisuvangist hakkab vaikselt ära kaduma. Lasen tal kord maas siin koha peal käia veel veits. Paneb võib-olla veits gaasi ka ja mis see roolivõim siin teeb? 80 tempi maksimum on praegu, siis on väga hea. Roolivõim on ka maksimum ilusti. Mingit loiku all ei ole, järelikult roolivõimuga on ka parem seis kui ennem ikka. Saab sõita niiviisi, et ta tühjaks ei leki vähemalt. Veepumbaga paistab ka, et kõik on hästi. Siis on jääne. All on ka kuiv ilusti kõik. Väga hea ja. Võib-olla jaotussedelikku natuke juurde panna. Aga lastab praegu alla. Siis on ju väga hea. No nii, üks päev hiljem ja auto on jälle kraasis ja hakkame siis selle vedrukannuga siin tegelema. See sama asi siin tuleb välja vahetada. Et viimane kord ma mingi väga jubedalt keevitasin ta ajutiselt kinni, et sõita saaks. Et ta nagu täitsa laiali lendaks, aga muidu oli jah see, et see osa oli siin kere küljest täiesti lahti, siin oli tühi koht vahel. Ja ilmselt see ka kolksub. Et amort ei ole ilmselt see ta on oma asukohta veits muutunud ja vedru võib-olla logiseb siin sees mingi kiiruse peal ja siis teeb seda jubedalt kolksu. Siin see on. Tuleb siis siia uus külge panna. Aga eks ma hakkan vaikselt pihta, et
kõigepealt alustab ilmselt sellega, et ma proovin selle vedru siit kätte saada. Saab esimest korda elus testida neid tööriistu, et kuidas siis nendega see äravõtmine käib, et aga eks ma hakkan siin pihta siis. No nii, räme pikk aeg on möödas, aga hetkeseis on siis siuke, et siin veermikus on kõik laiali võetud. Võtsin selle siit küljest ära, amort on ka puudu, vedru sain ka kätte, millega läks ilgelt kaua aega, aga kätte ma ta sain. Siin on siis seis siuke, et pinna ma olen siin ilusti ära puhastanud juba ja homme saab siis keevitama hakata. Tuleb see siia kuidagi külge panna. See oli punktkeevitusega siin ennem, et ma arvan, et ma panen ta punktidega tagasi siia ja siis peaks hea olema. Et siia ma panen veel rooste surma ööseks peale, et siis äkki kestab see pind vähe kauem, et ei lähe kohe rooste. Et siis võiks päris hea olla. Et jah, ma näitan seda vedru ka. Vedru on siin, et sellega ei tasu väga palju marutada, et muidu läheb lend laiali. Aga siuke see on siis, et need pigistamistangid on, ma ei tea, ei sobinud sellele Mersu vedrule väga. Et see ei ole kõige parem lahendus, aga toimib. No nii, käes on järgmine hommik ja jätkame selle tööga siin siis. Et eile jõudsin siis, nagu ma juba rääkisin, jõudsin nii kaugele, et sain selle siin ära puhastatud ja sisuliselt saab keevitama hakata. Et ma ei tea, miks siin siuke auk on, aga selle augu, võib-olla ma lõikasin kehvasti relakaga siia sisse, et laseb siia mingisuguse väikse keevituse peale, et siis on võib-olla veits parem. Ja need relaka jäljed vaatab, kui halvad need on, võib-olla laseb siia ka väikse keevituse peale. Ja siis saab selle kannu siia peale panna ja siis on hea juba. Ma juba vist näitasin neile, aga jah, niiviisi peale. Noh, siin saab mingit nurkasi valida, et see tuleb nagu õige nurga alla panna, et see vedru ilusti seal sees istuks. Et kuidagi tuleb sättida. Aga siis võiks hea olla, et see külge ja siis ega väga muud ei olegi kui väike värv peale ja vedru külge uuesti ja võiks korras olla, et jutu järgi, nagu ma siin praegu räägin, võiks nagu mega lihtne olla, aga kes teab, võib-olla läheb mul jälle kuradi õhtuni välja, et hetkel on kell kohe 12 saamas. Aga eks ma hakkan siin tegutsema siis. No nii, möödunud on umbes 3 tundi ja seis on nüüd siukene, et kann on küljes. Lasin just värvi ka peale, et ega see keevitus kõige ilusam ei ole, aga ma üritasin võimalikult tummiselt teha, et ta ikka hoiaks. Et ma algul proovisin keskelt punktida, aga sellest ei tulnud väga midagi välja, siis ma panin kuradi tuimalt kõikjalt ümbert ka ilusti kinni. Ja nüüd peaks nagu püsima, et ma lasen sellel värvil veits kuivata ja siis ma hakkan seda juba kokku laduma. Et vaatame, kuidas sellega siis läheb. No nii, viimasest klipist on päris pikk aeg möödas, lausa nii pikalt juba, et välja on jõudnud korralik talv. Ja viimases klipis ma näitasin siis seda vedrukannu, mis ma keevitasin siia. Et sellega on nüüdseks kõik. Ja mis ma siin veel ära tegin, nagu ma rääkisin, veepump on ju, sai uus ja ka roolivõimutoru on täitsa uus küljes. Ja paningi selle LED-paari siis ette. Aga ega siin rohkem midagi ei olegi, et kõik, mis ma teha tahtsin, sai tehtud. Ja nagu ma juba rääkisin, et korralik talv on väljas, et varsti hakkab ka neid jääraja videoid tulema, et hetkel on 3. jaanuar ja tegelikult praegu on juba enamus jäärajad avatud, aga see nädalavahetus lihtsalt ei jõua rajale, aga äkki nädala pärast lähen ka rajale ja siis mitte sellega, Pemmiga, aga jah, lähen ka rajale ja siis hakkab jääraja videoid ka tulema, et contenti on veel tulemas, ütleme nii. Aga seniks siis kõik, et tänud, et vaatasite ja näeme järgmine korda.